Täna saates käime ära tulevikus ja siis rändame ka minevikku. Katja Novitskova viib meid Kumus oma esimesel isikunäitusel Eestis lummava ja samas õõvastava tulevikunägemuse spekulatsioonidesse. Kui sa vaid näeksid, mida ma su silmadega olen näinud, nii võiksid mõelda putukalaadsed robotid, kes vaatavad inimeste ja loomade maailmale kui kummalisele minevikupärandile. Me siin nendes keskkondades ringi käime visuaalselt ja hästi mitmekesine huvitav ja siin võiks öelda, et on sellised skulptuurilaadsed installatsioonid. Neid võib täitsa skulptuurideks nimetada. Siis ka need, mis õhus ripuvad. Sünteetiline vaik. Siis ta kasutab niisuguseid olemasolevaid materjale. Kui teda peaks nüüd kuidagi kuhugi paigutama, siis ma arvan, et ta võib ikkagi nimetada skulptoriks, sest et või ütleme skulptuuriga tegelevaks kunstnikuks, sest et valdavalt on rõhk nendel skulptuuridel ja siis on sellised nagu installeerimiselemendid, nagu näiteks need vaigud, need asuvadki kusagil teose ja abiteose vahepeal, et need ei ole päris eraldi võib-olla teosed, aga nad muutuvad selliseks teiste teoste aktiveerijaks ruumis ja näiteks ka see, mis seal praegu on, et selline tähistaeva simulatsioon ja siis et sinna tekib see loomavari ja siis tekivad need omaette need vaiguvarjud, mis on ka sellised, et nad mõjuvadki siis, kui nad on selles keskkonnas. Selle näituse me esmakordselt lõime siis Katjaga viimaseks Veneetsia Biennaali Eesti paviljoniks, mis oli 2017 siis toimus. Näituse pealkiri oli, kui sa vaid näeksid, mida ma su silmadega olen näinud ja see on siis, pealkiri on sama, lihtsalt teine aste. See on siis Veneetsia paviljoni ühest küljest edasiarendus, et me oleme teinud siia juurde või Katja on teinud siia juurde mitmeid uusi töid. Me oleme eksponeerinud ka neid teoseid, mida me Veneetsias välja ei pannud ja siis mõelnud selle läbi sellises täiesti teistsuguses ruumilises keskkonnas. Et kui Veneetsia oli umbes 10 korda väiksem kui see Kumu kaasaegse kunsti galerii, siis seal me mängisime sellisele klaustrofoobilisele kogemusele, sellisele võib-olla ulmefilmi võttepaigale, kus sa tunnedki ennast ka füüsiliselt ebamugavalt. Aga siin, kuna need on sellised puhtad, ilusad muuseumiruumid, siis me oleme ka võib-olla kuidagi enda jaoks vabamalt avastanud seda maailma või seda materjali, millega me oleme tegelenud, et võtnud need teemad kuidagi suuremalt ette, et vaadanud näiteks, et see saal, kus me praegu asume, siin on kõik nii-öelda pärisloomad, savanniloomad, et toonud need kokku, vaadanud neid sellisel kõrgtehnoloogilisel ajajärgul, kus meie nägemine on väga, väga mõjutatud sellest, kuidas kaamerad, erinevad teissugused sünteetilised silmad seda kõike meie eest näevad ja siis liikunud teemade kaupa Kumu-ruumides edasi. Ühesõnaga, me oleme need teemad rohkem avanud ja enda jaoks ka kuidagi selgemalt niimoodi ruumiliselt lahti mänginud siis. Nagu see näituse pealkiri ütleb, et kui sa vaid näeksid, mida ma olen sinu silmadega näinud, et see on tsitaat 82. aasta sellest vanast Blade Runneri filmist siis, kus selle sama lause ütleb üks nendest tehisinimestest, replikantidest Roy Batty, if only you could see what I've seen with your eyes, disainerile, kes siis see otseses mõttes tema silmad valmistas, et ta ütleb seda sellisel eksistentsiaalse kriisi hetkel, et kui sa vaid näeksid, mida mina olen näinud nende silmadega, mida sina oled teinud, et seal on just see selline nihestus sees, et kui me muidu oleme harjunud mõtlema nägemisest kui mingist vahetust kogemusest, siis seal juba tekib selline tehislikkuse filter ja meie oleme selle mõtte toonud siis kaasaega ja vaadanud seda läbi selle, kui palju inimesed erinevaid tegevusi tehes on selle nägemisvõime või esmase nägemisõiguse tegelikult ära andnud, inglise keeles outsourcinud teistele osapooltele
et see tuleb väga hästi välja siis, kui me räägime kas näiteks marsikulguritest või igasugustest teistest agentidest, robootilistest agentidest, kelle me saadame enda asemel siis exploorima seda mingit uut maailma või samamoodi igasugused mere süvarobotid, et kõik need tehissilmad, mis siis jõuavad mingi uue horisondini ja näevad seda selles mõttes nagu meie eest esmakordselt, kui mõelda selliste vanade maade avastajate peale, kes võib-olla nagu mööda ookeani seilasid, et jah, nad kasutasid ka nagu teleskoopi, aga see oli siiski nagu nende enda silm, mis seda nägi. Et nüüd me oleme kuidagi sellest nägemisest nagu lahti lasknud ja usaldame võib-olla ka nii suurel määral, et ma arvan, et seda peaks kuidagi võib-olla eraldi teadvustama, neid teisi agente, kes seda meile võimaldavad. Siin on nüüd see Marsi pinna laotus. Spirit on siis üks nendest Marsi kulguritest, neid oli 3, Spirit, Opportunity ja Curiosity. Ja siis Katja on võtnud nagu praegu selle Spiriti ja võtnud ühesõnaga selle lause kusagilt reaalsest nagu tekstist, ilmselt siis mingist, ma ei tea, NASA leheküljelt ja siis niimoodi nagu poeetiliselt seda kasutanud. Teada nagu, mis see spirit on või kus see tuleb, kui see nagu tuleb meelde või saab teadvuseks, aga see ei ole nagu selles mõttes oluline, et me ka nagu ülemäära sellest kusagil ei räägi, et Katja jaoks on pigem nagu tähtis see, kuidas need visuaalid ise nagu töötavad ja siis need tekstid on ka sellised, et nad võib-olla annavad nagu mingit maitset või sellist väikest vihjet, aga nad ei selgita, nad ei ole, et ta ei ole nagu selles mõttes pedagoogiline või didaktiline. Kulguri nimi ongi juba Spirit, et siis võib-olla seda vaimu nagu niimoodi kasutada, et see ei olegi nagu ka väga vale, et see ongi nagu mingi teine vaim, kes seal on. Ühest küljest me oleme nagu ajal, kus kliimamuutused on väga suur probleem. Väga suur probleem on see, et loomaliigid ja taimestik sureb välja, et kõrbealad laienevad ja siis tulebki selline nagu imelik moment sisse, kus meil on looduskaamerate salvestisi loomadest, keda võib-olla järgmisel hetkel enam ei ole, nad vaatavad sinna kaamerasse ja see on siis sellised nagu visuaalsed suurandmed, et meil on neid tervikuna sellest, mis on nagu maal või maa ümber niivõrd palju, et kui me sooviksime, siis me saaksime sellise uue virtuaalse maakera sellest kokku panna lihtsalt nagu kattes siis niimoodi üks ühele selle planeedi ära, sest selle salvestamisega me oleme väga põhjalikult tegelenud, samas väga probleemseks on muutunud see enda nagu selline nagu päris maa seisukord, see kadumine, see kahanemine, loomaliikide taimestiku väljasuremine, üleüldine planeedi kestmajäämise küsimus. Need on siis, ma kujutan ette, internetist leitud pildid, mida ta siis suurendab, välja lõigatud mingist sellisest peegeldavast materjalist. See on alumiinium ja siis on see kujutis on alumiiniumile trükitud ja siis ongi tal see tagaosa, et siin on pleks, mõnel pool on veel nagu alumiiniumkonstruktsioon, mis seda püsti hoiab. See on ka huvitav materjal, see vaik. See on sünteetiline vaik, et see on nüüd selline materjal, mida ta neid asju ta teeb nagu ise oma stuudios, et seda saab niimoodi nagu modelleerida või valada ja siis ta võtab sellise kuju ja siis sinna peale on ta siis trükkinud need pildid ja need tekstid. Siin selles saalis, kus me oleme, et siin on kõik need loomad, kes on päriselt olemas, pärisloomad. Kui me liigume siit edasi, siis me jõuame sellisesse nagu vahealasse, kus meil on laborikärbsed, et see triptühonilaadne kärbestest teos, et see on juba nagu selline nägemiskogemus, kus me vaatame nagu mikroskoopilisi osakesi ja siis jällegi see tehissilm võimaldab meid selles mõttes ka seda nagu materjali näha visuaalselt varasemast väga erineval kujul. Me tegeleme selle õige selles mõttes väga spekulatiivselt, et siin on vahepeal ka mingid munad, mis võiksid panna rohkem mõtlema selle peale, et see on selline nagu vahepositsioon, et nagu mis tuleb, mis tüüpi maailmast me üldse räägime, et kas see on juba võib-olla nagu tulnukate robotite maailm või see on ikka veel nagu inimeste ja loomade maailm. Igatahes me liigume sealt edasi ja siis me jõuamegi sellisesse kohta, kus on suhteliselt nagu robootilised olendid, peavad koosolekud, nad liiguvad, need vaatavad, et taustal mängib selline PowerPointi presentatsioon
ja kui seda presentatsiooni jälgida, siis tegelikult need slaidid on kõik meie tänasest maailmast, nagu sellisest inimeste ja loomade maailmast ja me spekuleerime, et võib-olla see on see, kuidas tulevikus siis vaadatakse maailma, nii umbes aastal 2017-18, just nende samade selliste veidrate pool võib-olla tulnukalike, pool robootiliste olendite poolt. Siin on Katja kasutanud sellise ready-made'i loogika alusel elektroonilist beebihälli, et see on see alumine osa, et see valge korpus on nagu kohe annab ka vihje, et see on selline kodumasin või ühesõnaga nagu sellises argikeskkonnas kodus kasutadav, et see on USA turul väga populaarne. Ta on ehitanud selle edasi siis selliseks loomaks või robotiks või tulnukaks, et nad on nagu võib-olla kõige rohkem, kuna neil on sellised harjased, nad on kõik natuke erinevad. Et mingi putuka ja lille vahepeal. Just, et on nagu väga raske on talle näppu peale panna, mis tüüpi olendiga on tegemist. Tulevik on tegelikult juba praegu, on nii tugevalt sisse kirjutatud ka juba, et see baasmaterjal ka ise, et ongi selline isiklik, intiimne, nagu väga arhailine või siuke ema või isa hoiab oma last, kustutab teda magama, et see on siis nagu üle antud mingile teisele olendile. Ja siis mul on tunne, et nagu sellisel kujul, nagu see ka siin liigub, et ta veel võib-olla kuidagi nagu lisab seda õõva või kelle jaoks õõva, kelle jaoks nagu kindlasti ka mingit uudishimu. Need on nagu Eesti loodusest korjatud need puuseened, siin on üks fossiil või joku kivim, mille ta on Pirita rannast leidnud, aga siis valdavalt on siin ka sellised plastmass, tehisavi näiteks, et mida ta kõik on nagu kasutanud või need putukad on ka nagu mänguasjad. Jaa, ta on hästi palju nagu komponeerinud sellistest valmis objektidest või valmis materjalist ja andnud sellele siis uue nagu kasutusviisi või ka nagu see terviku, mis sellest moodustub, et suhteliselt ikkagi nagu ootamatu kooslus. Ja need munad näiteks on siis üldiselt vist kasutatavad stressipallina, et nad on sellised pehmed, aga nad on visuaalselt kuidagi väga kõnekad või nagu nende enda selline skulpturaalne vorm on juba nagu nii tugev, et neid on selles mõttes ikkagi nagu, ma kujutan ette, kunstnikul nagu väga mänguline ja huvitav kasutada mingites teistes kompositsioonides. Kõigil nendel olenditel on nagu mingi oma iseloom või selline oma nagu karakteristika, sest nad on vormiliselt, nad on natuke kõik erinevad, on näha, et umbes, et ütleme, et sama liik, aga siis edasi on kõigil silmad erinevad, erineva agenda maailma suhtes. Võib-olla sellepärast, et Katja on naissoost kunstnik, me on naissoost kuraator, et me mõlemad võib-olla mõjutatud nii nagu ulmest olnud kui ka sellisest spekulatiivsest tuleviku narratiivist. Robotid on enamjaolt sellised väga nagu maskuliinsed, Terminaator tuleb kohe meelde, militaarse iseloomuga sõdurid. Meie oleme andnud nendele robotitele natukene nagu abstraktsema vormi, et nad ei ole kindlasti sõdurid, nad ei ole kindlasti nagu konkreetsest soost, vaid pigem võib-olla võiks neid vaadata kui erinevaid loomi, erinevaid hübriide. Tema loomingus on kogu aeg see läbiv joon olnud, spekuleerimine tuleviku. Teda on alati huvitanud see, kuidas töötab nagu see pildiringlus internetis, kuidas mingid kujundid muutuvad populaarsemaks või kuidas nagu nendel tekib ka selline järelelu. Ja pluss siis ka see, et kus need nagu visuaalid üldse tulevad, tehisliku läätse või sellise vahe filtri küsimus. Aga kus ta praegu elab? Katja pikka aega on elanud Amsterdamis, aga nüüd ta pigem on nagu niimoodi Berliini ja Amsterdami vahel, pigem rohkem Berliinis, sest et ka tema produktsioon on seal. Ma arvan, et Veneetsia läks päris hästi, et me saime väga palju tähelepanu rahvusvaheliselt kunstimeedialt, seda kajastati ja külaliste numbrid olid väga kõrged, kindlasti saab öelda,
see ei jätnud nagu külmaks või et sellel läks selles mõttes väga hästi. Katja Novitskova on ju kaasaegse kunstiareenil praegu üsna tuntud nimi. Ja, kindlasti. Rohkem võib-olla kui Eestis. Nüüd ilmselt enam mitte, alates sellest, kui me siis selle Veneetsia paviljoni konkursi võitsime. Ja nüüd selle Kumu näitusega veel ka see, et tõesti see on ta esimene isikunäitus Eestis, et nüüd ma arvan, ta on juba vägagi tuntud, aga ta oli pikka aega maailmas palju rohkem tuntud kui siis oma päritoluriigis ja kindlasti ta on ka nagu kõige suuremat tähelennu teinud kaasaja Eesti kunstnik. Kumust liigume Hausgaleriisse, kus 120 aastat tagasi sündinud Juhan Pütsepa 5 lapselast on vanaisa mälestuseks kokku pannud näituse kunstniku vähem tuntud maalidest. Mis ajendas Juhan Pütsepa lapselapsi vanaisa maalidest näitust tegema? Ajendasid ikkagi pildid ja meile justkui tundmatud pildid, mis just viimasel aastakümnel või ka veidi varem on välja ilmunud erinevate kunstioksjonite käigus või juhuslikult on inimesed ütelnud, helistanud, et meil on kodus ka üks pilt ja soovist näidata laiemalt neid meie jaoks põnevaid pilte, see näitus sündis. Tegelikult on siin tegu kompromissiga, et meil oli unistus, aga võib öelda, et unistus sellele algsel kujul ei täitunud, sest osad pildid, mida me teadsime olevat liikunud oksjonitel, meil ei õnnestunud nendeni jõuda mitmetel põhjustel. Muidugi tulid appi Kumu ja Tartu Kunstimuuseum ja erakogud, aga siiski siin on pilte, mida kunstikogujad ja muuseumi inimesed ei ole ehk enne silmanud. Kust need siis on omaenda? Tähendab, kuna mul on selline nimi, Juhani Pütsep ja pandud kuuldavasti ka vanaisa rõõmuks, siis selle nime juurde on tulnud üks ja teine inimene ütelnud, et kuulge, te olete Juhani Pütsep, ega te ei ole selle kunstnik Juhan Pütsepa sugulane. Ja siis ma eranditult rõõmsalt vastan, et olen küll. Siis on selgunud, et kuskil on üks pilt, siis on mindud seda pilti vaatama. Ja siis on nad siia kokku toodud. Just. Ta ise oli pärit siis Lõuna-Eestist? Puhja kandist, Rõhu külast Kirassere talust ja iseloomulik on ka see, et ta sündis 1898 augustikuus rukkilõikuse ajal ja sel päeval, kui ta sündis, lõikas tema ema, kes oli siis taluteenija tüdruk, põllul rukist. Juhan siis sündis mitte toas, vaid väljas, õues, Karjatee või Karja tänav. Tema isa ja ema, Jakob ja Marie, rändasid, toona kutsuti seda seisust ka pooletera meesteks. Talurentnikena soovides ise majandada siis ühest talust teise, seal samas Tartumaa, neid oli 2-3 paika, kuni siis vanaisa siirdus 1910 linna veovoorimeheks ja üks soov oli ikkagi ka siis 2 pojale haridust anda ja poisid olla siis loosi tõmmanud, Juhan ja Eduard, et ühele oli võimalus saada kunstnikuks ja siis Juhan tõmbas selle kunstniku loosi ja Eduardist sai kooli õpetaja. Ja siis see pere, kes ei elanudki tegelikult majas, vaid elas Linda ja Õnne tänava nurgal, maja taga asuvas kuuris koos selle hobusega, kes siis elatisteenis sellise otsustuse või valiku tegi. Vanaisa tõesti astus esimeste hulgas Pallasesse ja õppis seal alguses koos Eduard Viiraltiga. See on ka kahtlemata selle näitusega väga sisuliselt seotud, sest kui vaadata siin ruumis nüüd ringi, siis kindlasti on äratuntav pallaslik joon nendes maalides. Miks ma maalin maastikku? Kõigepealt minu
esimeseks õpetajaks oli Konrad Mägi, maastikumaalija. Paar aastat pärast Pallasesse minekut siis surid vanemad. See majanduslik seis kitsenes niivõrra, et ta katkestas Pallases õpingud ja tegi joonistusõpetaja eksami ja läks Põltsamaale õpetajaks. Oli seal 3-4 aastat ja siis tuli Pallasesse tagasi ja lõpetas 1929 eksternina siis. Mina olin ju koolmeister peamiselt 40 aastat ja siis jäi ainult suvi ja pühapäevad. Ja kui ma instituudis töötasin, kunstinstituudis, siis üliõpilaste suvepraktika Kihnus, Saaremaal, Pärnus, Toilas. Võt, see pakkus suurepärast võimalust maastikumaaliks. Ja ma kogusin siis materjali, mida ma praegu kasutan. Ta õpetas siis mitmetes Tartu koolides, poeglaste gümnaasiumis, Tartu tütarlaste gümnaasiumis, mille hoone asus Pallase vastas. Pilt Pallase õueväravast on ka siin näitusel, mille direktor oli Jaan Roos ja selle õpilasi kutsuti siis roosinupukesteks. Õpetas roosinupukesi ja siis ühega nendest ta ka abiellus hiljem. Minu vanaema Helmi oli siis tema õpilane. Tal oli 2 last, poeg ja tütar ja teie lapsed, kes te siin korraldasite näituse? Jah, 5 lapselast. Pallas tegelikult Saksa okupatsiooni ajal taas avati ja vanaisa ka töötas sellel perioodil seal. Pärast sõda oli olukord teine ja me ei saa enam rääkida Pallasest selles varasemas tähenduses, aga see kõrgema kunstiõppe traditsioon jätkus Tartus siis kunstiinstituudis, praeguses või toonases korporatsioon Ugala majas, kuni ta siis 51. aastal, kui ma ei eksi, kolis Tallinna ja vanaisa siis siirdus koos instituudiga Tallinnasse, joonistuskateedrisse õpetajaks, selle kateedri juhatajaks. Ja see on ka üks põhjus, et miks me seda näitust siin Tallinnas teeme, et vanaisa ei elanud sel perioodil siit kaugel Vabaduse väljaku ääres. Siin on ka üks pilt õhtu, mis selle paiga lähedast sügismeeleolu peegeldab. Ta vast ei lahkunudki Tartust Tähtvere linnajaost päriselt, sest seal olid lapsed ja pere, oli selge, et see oli selline pikem vaheepisood ja ta käis ikkagi sageli kodus. Talle avanes võimalus hakata juhtima Tartu riiklikus ülikoolis siis 57. aastal avatud kunstikabinetti. Ja see oli siis selline avatud võimalus kõikide erialade üliõpilastel proovida kätt joonistamisest, joonistamise algtõdesid õppida. Ja see oli kaunis populaarne. Vanaisa töö selles võttis üle Kaljo Põllu, nii et 61 läks vanaisa siis pensionile. Minu elutöö on ikkagi pedagoogiline töö olnud, 40 aastat. Ja kui ma läksin 62. aastal pensionile, vaat sellest momentist peale ma tunnistan ennast kunstnikuks. Ja töötan ka nüüd ja pean ütlema, et ma tundsin ennast esialgu mitte vormis olevat, nagu sportlased ütlevad, alavormis. Ja läks 5 aastat, enne kui ma sain ennast taastada. Ja nüüd viimased 5 aastat ma olen rohkem tööd teinud sisuliselt ja arvuliselt kui 50 aastat kokku. Kui perre ilmus ka sõiduauto Zaporozets, mida ma mäletan juba, siis sai sellega sõita. See päev nägi välja siis nii, et me hommikul sõitsime vanaisaga näiteks Pangodi järve äärde. Vanaisa sättis oma Molberti üles sellisele sobivale mäe nõlvakule, tõmbas valge soni pähe
ja maalis. Minul avanes võimalus siis neil tundidel järvest kala püüda ja pärast tuli auto järgi ja viis meid koju 3 särge, 2 ahvenat ja pooleli valminud maali. Töö selle kallal küll jätkus ateljees või meie Peedu kodus ja oli kordades pikem see töö jätk kui see otse natuurist maalimine, aga kõige tähtsam oli ikkagi sündinud seal väljas. Minu tutvus Juhan Pütsepaga algas seoses minu abiellumisega tema pojaga 1962. aasta sügisel. Tartu kunstnike maja asus tol ajal Riia maantee ja Akadeemia tänavanurgal. Tuntumad Tartu kunstnikud olid kõik koondunud siis sinna kunstnike majja. Kujurid Anton Starkov, siis Endel Tanilo, maalijatest Ilmar Maalin, Kalju Ellen Polli, kunstnik Kalju Nagel. Minu vanaisa läks tavaliselt kodust ateljeesse umbes keskpäeval. Ja meie ateljeesse sinna Riia maanteele sai sõita bussidega 12 ja number 5. Sellel sügisel, kui ma tulin sinna Tähtvere parki Juhan Pütsepa perekonda, ma mäletan, mul on millegipärast kirgastunud üks imeilus sügisepäev, kus vanaisa läks siis bussi peale. Ta läks varus endale piisavalt aega ja siis ta rahulikult ikka jalutas Tähtvere pargis edasi-tagasi, kuni buss tuli. Ja milline ta oli? Ta oli selline keskmist kasvu ja ta kandis kalasaba mustriga sellist halli kevadsügis palitut. Tal olid hõredad üle pea kammitud juuksed, prillid olid ninal, aga tal oli hästi raske ja mahukas portfell, mis oli siis ajast natukene väsinud ja selline kulunud. Oma ateljees ootas ta sageli külalisi, sellepärast et see oli kesklinnas, kes tuli lihtsalt talle külla jalgu puhkama, kes tuli nõu küsima, aga ta ootas ka väga inimesi, kes ta tahtis, pakkus kohvi ja tahtis suhelda kunstiteemadel, tahtis näidata oma töid. Ja ükskord siis me läksime Ennuga tema ateljeesse ja ta oli riputanud alati sellised, läksid uksest sisse, siis vastas seinas olid tema uuemad tööd. Ja kui mina siis ükskord läksin sinna ateljeesse, ma märkasin seda tööd. Ja esimesest pilgust hakkas see töö mulle nii meeldima, et ma ei oskagi isegi öelda, mis teda seal võlub. Nii. Ja siis aga Juhan Pütsep küsis, et räägi, Linda, et milline töö sulle nendest kõige rohkem meeldib? Ja mina siis ütlesin, et mulle meeldib see vana mees vihmavarjuga ja noor naine. Ja siis vanaisa ütles, et tead, Linda, mul on väga hea meel, et ka mulle meeldib see töö väga. Vanaisa ka ühel sünnipäeval kinkis selle töö mulle. Ja kui ma seda tööd vaatan ja mõtlen, siis ma leian, et sellel on väga sügav filosoofiline alltekst. Vana mees ja naine, see on selline, räägib midagi elu järjepidevusest ja nii. Ja võib-olla kõige parem lause seda maali iseloomustama on see, et Arslongiga viitab reevisest. Elu on üürike, aga kunst on igavene.